Tere õhtust kõigile kohalviibijatele. Oleme siia kogunenud huvitava ja kasuliku raamatu esitlusele, mille on kirjutanud siinsamas kõrvalistuv õnnelik autor, kes on tegelikult ka minu päris kauaaegne sõber, Clemens Augustinus Kasemaa. Ja kohe ette peaks ära mainima, et väga hea algus publiku poolt, et kuna raamatu nimi on valmisolek vastupanuks, siis on näha, et eestlastele tüüpiliselt kõik hoiavad igaks juhuks tahapoole, keegi siia esilita väga ei ole trüginud, 2 inimest istub. Järelikult on päris head šansid jääda märkamatuks ja ellu, kui kriisisituatsioon peaks tekkima. Või mis sa Lemm arvad sellest asjast? Ma arvan, et see esimese rea pilet on vist kallim. No, täna see esitlus ilmselt kukub välja nõnda, et räägime tõsist juttu ja vahepeal saab naerda ilmselt ka. Kuigi midagi väga naljakat siin raamatus ei ole. Teema ongi tõsine, aga raskel ajal aitab ka hea huumor üle elada igasuguseid katsumusi. Et ma võib-olla küsingi kõigepealt nii, et no kuidas sul küll ometigi selline mõte tuli, et hakkad kirjutama raamatut ja kuna tegemist on esimese osaga ning teada on juba ja välja kuulutatud, et tuleb triloogia, et kas see mõte küpses sinus juba pikemat aega või oli pigem selline emotsiooni tegevus? No mul oli kogunenud aastate jooksul erinevaid õppematerjale Kaitseliidu jaoks peamiselt toodetud ja üks hetk lihtsalt tekkis tunne, et peaks need ära süstematiseerima, kokku panema ja sealt oli ainult puke samm edasi, et annaks raamatu maa välja. Ma mäletan, kui sa mulle üsna hiljuti tegelikult kirjutasid kuskil sõnumi rakenduses, et hakkad raamatut kirjutama ja kuidas mõte tundub ja et kuidas mida sellest nagu arvata võiks, siis läks mööda võib-olla paar nädalat ja sa ütlesid raamatu valmis. Et seda oli natukene raske uskuda ja kui sa mulle selle musta materjali saaksid midagi, et siin saan täiendada või nõu ja jõuga abiks olla, siis ma olin alguses, ma pean tunnistama, pisut skeptiline, mõtlesin, et mis raamat, see siis 2 nädalaga raamatut kirjutatakse tavaliselt ikkagi aasta aega või midagi nõnda. Ja hakkasin lugema ja täpselt nii nagu praegu siin poes, et võtad kätte selle teksti ja enam silmi lahti ei saa. Et kuidas see nii juttu sul õnnestus? Et kas sa oled sündinud kirjanik ja avastasid oma talendi alles nüüd siis kriisihetkede tekkides? Ma arvan, et meie vanuses natuke see aeg on juba selline suhteline mõiste, et see natukene tagasi oli suht koht täpselt aasta aega tagasi, ma arvan, sest eelmise aasta detsembris ma hakkasin seda kirjutama. Ja kas see nüüd oli just 2 nädalat, kui ma saaksin seda mustandi, võib-olla see oli pigem 2 kuud. No see on ikkagi, mul on meelde jäänud, et hämmastavalt kiiresti see tuli. Ja sisu on siin enam kui küll, et tegemist on eneseabi õpikuga, mis on selgelt militaarse suunitlusega ja ma saan aru, et siia on panustanud veel inimesi oma nõuannetega, et tegemist on ikkagi vist päris kõrgel tasemel antud nõuannetega, mida sa siia oled lisaks oma teadmistele juurde lisanud. Jah, et siin on erinevad Kaitseliidu instruktorid aidanud kaasa ja siis erinevate jõuametkondade esindajad, et osad on nimeliselt ära toodud, osad palusid jääda anonüümseks, aga ütleme nii, et jah, kõigist valdkondadest on nõuandeid olemas. Kui nüüd küsida sinu kui autori käest, et teha selline väike summa summarum esimesest osast, mitte kogu triloogiast, mis need kõige olulisemad peatükid või kõige olulisemad nõuanded siit sellest teosest võiksid olla, mida üks
täiesti keskmine Eesti inimene peaks esmajärjekorras endale kõrva taha ja võib-olla kuhugi märkmikusse kirja panema? No see esimene osa, mis siis keskendub olukorrale tänasest hetkest kuni võimaliku konflikti puhkemiseni, et selle peamine rõhk on siiski kodaniku inimese mõttemalli muutmisel. Ehk et kõige tähtsam on tegelikult ikkagi mõelda läbi oma plaan, mis siis saab juhul kui, ja arusaadavalt see plaan igal inimesel on üsna erinev, et sõltuvalt asjaoludest, aga jõuda sinnanigi, et oleks mõeldud, oleks juba päris hästi, et kas nüüd on vaja kõiki neid peidikuid rajada ja kogu seda alustust osta, et tõenäoliselt kõigi mitte, aga vähemalt peaks siis mõtlema. Peidikute ja selle eelneva jutuga kohe tekkis mul 2 küsimust, et mida siis teha, kui inimene ei oska mõelda? No tahab ja püüab pingutada, aga erinevatel põhjustel, kas on juba paanika või hirm nii suur või ei ole kunagi varem lihtsalt elus selliste teemade peale mõelnud, et on olnud õnne elada teatavas mugavustsoonis, et mida siis teha, et kellelt eeskuju võtta või kuhu minna, keda jäljendada? No siis võib võtta selle raamatu üks ühele, täpselt nii teha, nagu siin kirjas. Siis on ka päris hästi. Ja teine küsimus tekkis ka, et peidikuid ei ole võib-olla alati vaja rajada, aga vastutustundlik inimene neid tõenäoliselt ikkagi rajab, et eestlane on juba kord selline inimene nagu metsloomgi, et talveks kogub varusid ja raskeks ajaks tavaliselt on ikkagi mingit rasva või vajalikku kogutud. Et kuidas siis käituda, kui lähed kõnnid näiteks metsas või kuskilt ühermaal või mõnes maha jäetud vajas oled mingeid asju ajamas ja korraga kogemata satud hoopis kellegi teise peidiku peale. Et kas siis võtta need asjad sealt endale või teha nägu, nagu poleks midagi märganud või meelde jätta endale see koht millegi jaoks. Kuidas siis oleks õige, mida sina teeksid? No teiste tööd vara peab austama, et ilmselt oleks mõistlik jätta sinna teade, et see peiduk ei ole juba varem ja siis omanik saab võtta ette vastavad otsused. Aga selles mõttes see peidikute suhtes on jah õigus, et kui vaadata Eesti ajalugu, kui palju maapõuest tuleb välja erinevaid aadeid, siis kindlasti on aastatuhandete vältel midagi peidetud kohe kuskil ära. Ja pigem siis leitakse, kas siis omanik järgi või järgi teine. Oletame nõnda, et seda raamatut ostavad ilmselt inimesed, kellel on plaanis pigem jääda Eestisse paigale, kas siis kodukanti või kui see võimalik enam mingitel põhjustel ei ole, siis jääda Tagalasse või kuhugi mujale, aga siiski Eesti territooriumile. Aga Eestis on ka inimesi, kes ei ole võitlejad või kes ei suuda vastupanu osutada ja kellel on juba korter Hispaanias või väike farm Portugalis soetatud ja plaanid on tehtud nõnda, et kui olukord pisut täbaraks, siis võib-olla kodumaa tolmu jalgadelt pühkida. Kas sellistel inimestel oleks ka mõtet seda raamatut osta ja lugeda? Ma usun küll, et siin on päris palju infot, mis võib olla kõigile inimestele kasuks, mitte ainult siis konfliktiks valmistamiseks, vaid ka kas või reisile minnes. Ja mis puudutab neid Hispaanisse või mujale soojale maale põgenejaid, siis see tasub ka kindlasti väga hoolega läbi mõelda, et Eestist minema saada juhul, kui konflikt peaks puhkema, ei pruugi olla väga lihtne. Ma tegin selle raamatu nüüd täitsa suvalisest kohast lahti ja loen siit ühe lõigu ette nii-öelda pliks-plaks meetodil ja siis ma loodan, et sa seda pisut kommenteerid. Nii, planeeri turvameetmed alustades füüsilisest turbest nagu uksed ja aknad, kas hoonel on aed. Mõtle läbi, kuidas rakendada perimeetri turve, kuidas kasutada looduslikke takistusi, kas on võimalik luua kahtlust äratamata tõkkeid, kuhu panna varjatud kaamerad ja liikumisandurid.
moodsa tehnika puudumisel saab palju ära teha traadi, tamiili ja kellukestega. Nende hankimiseks külasta lähimat kalastuspoodi. Kuidas toimub enesekaitse? Millisel hetkel avatakse tuli? Samuti mõtle läbi esmaabi ja muud hädaolukorrad. Aknad tuleb kinni teipida, kuid kahtlust äratamata, et väljast ei näeks sisse ega seest ei kuvaks välja valgust või liikumist. Jäta vaatealad ja kontrolli enne, et kõik sektorid oleksid nähtavad. Pane paika, kus ja millised on sisenemise ja väljumise signaalid ning äratundmistunnused juhuks, kui hoone on üle võetud või sinu äraolekul on seal keegi käinud. Samuti lepi kokku salajane häiresignaal juhuks, kui vastane sunnib sinu meeskonna liiget naasma hoonesse, kus teised end peidavad. Pelgupaika minnes tuleks rakendada eksitusi ning kontrollida saba olemasolu. Äärmiselt mõistlik on maja komplekteerida esmatarbevahenditega nagu kütus, küttepuud, toit, vesi, medikamendid, hügieenitarbed, patareid, võimalus elektrit toota, akusid laadida, sõjaolukorras ka laskemoon ja miks mitte tagavara sidevahend. Sinu isiklik varustus on alati pakitud ja valmis lahkumiseks. Ära jäta kunagi ripakile esemeid, mis võivad sind paljastada või põhjustada maja omanikule probleeme, kui oled sunnitud hädaolukorras põgenema. Võimalusel hoia varustust, mida sul tingimata vaja ei lähe, väljaspool pelgupaika heidikus. Millises etapis selline nõuanne vajalikuks osutub, kas siis, kui vaenlane on juba maal? Jah, see kõik on nüüd turvamaja peatükist, et need kontekstist välja võetud lõigud on alati sellist küsimust tekitavad. Mina kui siis esmakordne raamatu väljaandja tegin enne ilmumist väikse tutvustuse raamatust, võtsin siis PDF-i ka suvalised lõigud ja saatsin erinevatesse ministeeriumitesse, kui siis potentsiaalselt võiks olla valdkonna vastu huvi. Ja Siseministeeriumi kriisivaldkonna asekantslerile sattus siis PDF, kus siis lisaks siis selle esi- ja tagaplaanile oli paar suvalist lõiku ja olin selle meili ära saatnud ja siis vaatasin selle PDF-i uuesti otsa ja siis seal vist teine lõik algas lausega, et hakka kandma relva ja mõtlesin, need on korras kõik Siseministeeriumis oleks selline kontekstist välja võetud soovitus, et sealt vist mingi teadmata nagu ei tule. Aga ei, läks õnneks kõik hästi selles mõttes, et see asekantsler loodan, et uuesti läbi igal juhul vastas ja kiitis takka, et jah. Siin on selline peatükk nagu ellujäämine, mis on tõenäoliselt enamike inimeste peamine mure nii kriisi ajal kui ka mitte kriisi ajal. Ja peatükk algab nõnda, et tsiteerin, kõige tähtsam on vesi, sest ilma joomata sured sa kiiresti. Ja nüüd keskmisel raamatulugejal, keskmisel ajalehelugejal, nagu öeldakse, võib tekkida küsimus, et vesi, et seda juures võib ju roostisse minna, et kas ei oleks palju mõistlikum panna kuhugi multsuma endale väike õlleankur või koduvein käima, et kui nagunii juba jooma peab ja ilma selleta ähvardab surm, et miks mitte siis vee asemel õlut juua, eestlased ju väga armastavad õlut. Et kuidas seda mõtet kommenteerid? No eks vastavalt vajadustele ja võimalustele kindlasti, et kriisiolukorras pigem soovitaksin siiski veega piirduda või siis mingite muude mittealkohoolsete jookidega, kuna alkohol võib otsustusvõimet mõjutada. Aga jah, kui on nüüd keegi, kes ilma või lõhkama ei saaks, siis peab seda õlut ise pruulima, poest tõenäoliselt ei saa. Kas selle triloogia esimene osa, mida praegu on au tutvustada, kas see on pigem mõeldud keskmisest kodanikust ellujääjale, kelle jaoks kõikvõimalikud kriisid ja veel hullem sõjalised konfliktid on sama hea kui maapealne põrgu,
või on see pigem mõeldud ikkagi võitlejale, kes teadlikult soovibki hakata vastase ridu arvendama? Et kuhu see teravik siin suunatud on? Nad on mõeldud kindlasti inimesele, kes plaanib konflikti korral Eestisse jääda, et kindlasti seal Hispaanias mere ääres päevitades, miks mitte hea lugemine, aga Eestisse jääjal, kes teadlikult plaanib jääda kriisiolukorraks, ma arvan, et sellele on ta tungivalt soovituslik. Loomulikult võitlejatele või Kaitseliidu, Kaitseväe liikmetele, ajateenijatele ja nii edasi, ma arvan, võiks olla selline poolkohustuslik. Ja ta on ka selline praktiline töövahend, ehk siis on mõeldud, et sinna saab teha oma märkmeid, oma plaane, oma mõtteid, ei pea kõike võtma 100% tuttav kullama, selles mõttes, et võib olla selle lugeja olukord mingis mõttes erineda, et seda saab teha oma korrektuure. Siin on käimas juba pikka aega Ukrainas sõda ja see on väga palju mõjutanud kaasaegset arusaama sõjapidamisest kui sellisest üldse ja sõda on säilitanud oma nii-öelda põhielemendid ja ka sellise esimesest maailmasõjast pärineva taktika, aga siia juurde tulnud väga palju tehnoloogilist aspekti, mis on iga päeva, võiks isegi öelda iga minutiga muutub ja väga kiiresti areneb. Et siin on mitu korda nüüd millegipärast meil läbi käinud tänasest jutust need võimalikud Eestist lahkujad ja Ukraina konflikt on eriti hästi näidanud, et sõda on totaalne olukord, kus tuleb ära kasutada kõik võimalused vastase ja ka liitlaste mõjutamiseks, kas siis positiivsel või negatiivsel viisil. Kas sul kui nüüd nii-öelda strateegia ja taktika kirjanikul, triloogia väljaandjal, kas sul on ka plaanis nendele Eestist lahkujatele kirjutada midagi sarnast ja mingisugune kontseptsioon, kus nemad saaksid, kui Isamaa on hädas nii-öelda, aga neil ei ole mingil põhjusel võimalik kodumaa pinnale jääda, kirjutada ka sellistele inimestele näpunäiteid või mingisuguseid õpetussõnu, kuidas nad saaksid olla abiks või vähemalt mitte olukorda kehvemaks muuta enda eemalviibimise ajal. Kolmas osa on plaanis nii-öelda vägivallatu vastupanu, mis kindlasti tõmbab ka kodanikke, kes on teisel pool riigipiiri. Ei ole nagu ainult neile, aga kindlasti saab palju asju ära teha, olles siis Eestist eemal. Ja eks selliseid inimesi on ka ikkagi vaja, mingil määral vähemalt, et neid oleks ka siis mujal maailmas näha ja saaks kuuldavaks teha ja ka siis toetust saab neile moel või teisel hankida. Jah, et mis nüüd Ukrainat puudutab ja seda võrdlust, siis Ukrainast kindlasti on oluliselt lihtsam nii-öelda sinna välismaale pääseda, et Ukraina on päris suur. Läänepiir on jätkuvalt avatud, et Eesti on oluliselt väiksem, Eestit on oluliselt kergem ära lõigata, et Eestis taolise olukorras ma väga ei usu, et on võimalik hiljem minema saada, et pigem on ikkagi siis ennetavalt juhul kui keegi paneb rohkem. Siin on ka selline väikene lõik raamatus nagu autorist ja siin on kirjas, et sa liitusid Kaitseliiduga peale pronksiöö sündmusi. Kui sa nüüd tagasi mõtled, mis seal pronksiöö ajal või pronksiööle järgnevalt oli sellist, mis konkreetselt sind ajendas Kaitseliiduga liituma? Mida sa tundsid pronksiöö ajal, kas sa mäletad, mida sa mõtlesid ja millised tunded sind valdasid? Miks sa just siis selle otsuse tegid? Jah, ma mäletan seda väga hästi, et ma ei olnud absoluutselt mingisugune militaarfänn ega ütleme otse ei tundnud selle teema vastu vähimat huvi.
ei olnud mul relvaluba, ma ei kähimees ega midagi ja peale pronksiööd kuidagi nii juhtus, et meil oli väike sõprade seltskond, kellega arutasime, kuskilt tekkis mõte, et võiks teha relvaloa, siis tekkis mõte, et võiks hakata jahimeheks, kolmandast kohast tuli mõte, et võiks astuda Kaitseliitu ja selles väikses seltskonnas kuidagi see käis niimoodi üsna kiiresti. Teostus võttis muidugi veidi aega selles mõttes, et kõigepealt me tegime ära relvaload kõik. Ja kui see pronksiöö, kui ma õieti mäletan, oli 2007 äkki, siis Kaitseliitu ma vaatasin mingi aeg järgi ja 2008 siis jõudsin sinna liikmeks. Ja mis kõige raskem oli nendest kolmest kirjeldatud tegevusest, kas relvaala tegemine, Kaitseliitu astumine või jahimeheks hakkamine? No võib-olla on keeruline niimoodi võrrelda, aga sinu kui inimese jaoks selline, nagu sa tol hetkel olid, täpselt tol eluetapil, et mis kõige suurem pähkel või kõige keerulisem nagu teostada oli? No võib-olla oli mõnes mõttes kõige keerulisem Kaitseliitu astuda, sest sellest ma teadsin kõige vähem, et relvalaev oli lihtne, võtsid koolituse, käisin koolituse läbi eksamile ja korras, mis võib-olla natuke oli šokeeriv seal eksamil, mäletan väga hästi seda eksamit Tallinnas siis endise kommivabriku praeguse Põhjaprefektuuri maja Pärnu maanteel, see keedris oli see eksam ja mis mind selle eksami šokeeris, oli see, et see oli selline väikene klass, pakun, et seal oli umbes 20 eksaminanti. Ma arvan, 2/3 nendest olid sellised, kuidas nüüd ütlen, teisest rahvusest kodanikud, meie naaberriigi kodanikud, kelle see relvaeksam, see nägi välja nagu mingisugune 4. B kontrolltöö, et see oli selline spikerdamine, maha vuksimine, üksteisele ette ütlemine ja kõige suurem hämmastus minu jaoks oli see, et see eksamit läbi politseiametnik läks mingi hetk kõrvalruumi ja see spikerdamine sai seal üsna vabalt toimuda selles mõttes, et nagu ma ei näinud, kellega oleks nagu vahele võetud ja see oli minu jaoks küll suur häming too hetk. Tõsi, hoolimata sellest spikerdamisest nad suutsid enamasti läbi kukkuda hiljem siis kas selle praktilise osakäigus või ma ei tea, mis lipiga, aga nad suutsid. Aga juba see protsess ise oli selline küsimärki tekitav. Mis nüüd jahimehe osa puutub, siis sellest oli ka mingisugune ettekujutus olemas ja päris hea kursus oli jahimeeste seltsis, noorjahimehe kursus. Võib-olla see Kaitseliitu astumine oli kõige rohkem selline peaees ette hüppamine, et kuna mul sellist militaartausta praktiliselt ei olnud, siis sõbra soovitusel Tallinna malevas sai avaldus viidud. Kes on neid Kaitseliidu avaldusi kunagi ei teinud või näinud, siis see on selline avaldus, kus peab olema soovitajad, 2 soovitajat tavaliselt minimaalselt. Ja kuna mul üldse tuttav Kaitseliidus olnud, siis meil soovitajat ei olnud, aga seal allüksuse juhatuse koosolekul, kus mind vestusele kutsuti, ei olnud mingit probleemi, sest juhatuse liikmed olid nagu seal 10-15 minti vestelnud ja siis nad kirjutasid ennast kohe soovitajaks ja vormistati ära, et ei saanud takistuseks, aga see, ma arvan, et mõnes mõttes oli kõige raskem võib-olla. Ilma ettevalmistuseta siis ütleme nii, kui mõnel oli kursused, siis seal ei ole sellist kursust nagu Kaitseliitu astumise kursus, et teid enne ära ja siis saab. Aga kui küsida nii laiema ringi poolt, et mis asi see Kaitseliit üldse on? Et ega keskmine inimene võib-olla väga palju ei tea, Kaitseliit on ma arvan, keskmise inimese jaoks on ta selline mingisugune ühing või organisatsioon, kus on vist justkui mingid sõjaardid või mingid relvahuvilised käivad koos ja aeg-ajalt nad vist peavad mingeid õppusi kusagil ja vorm antakse neile ja mingid püssid vist ka, aga kui nii ütleme keskmisele kodanikule selgitada lihtikõne formaadis, mis asi see Kaitseliit on, kuidas sina selgitaksid? Päris raske, et ma arvan, päris lõpuni
ei saa keegi täpselt aru, mis see Kaitseliit on, et on selline müstiline. Vastane ei saa ka õnneks aru. Vastane õnneks ei saa aru ja ma ei tea, kas see on head eesmärk või mitte, aga nii on. Ma olen ise Kaitseliitu värvanud, ma arvan, 100+ inimest ja ega kui ma olen energiamõte, ma tõenäoliselt lihtlis ja sulast kedagi ära arvata, et sellest on kohe oluliselt rohkem vaja. Ja Kaitseliit on kindlasti selles mõttes huvitav organisatsioon, et tal on pikk ajalugu, kui me nüüd võtame eelmist vabariiki, siis vahetult enne teist maailmasõda Kaitseliidus oli üle 100 000 liikme, rahvaarv oli oluliselt väiksem, täna meid on umbes 30 000 koos naiskodulasete ja tütarde ja vapastega. Rahvaarvu järgi, ütleme, kui nüüd võrrelda, siis võiks olla umbes 120 000, et tegelikult on 30 000. Et selles mõttes oleks nagu pikk tee minna, et kas nüüd võrreldes teise maailmasõja ajaga on eestlaste kaitsetahe vähenenud või mitte. Jällegi väga raske öelda, et samas vaadates, mis maailmas toimub, siis ma ei tea, et erilist kindlustunnet justkui ei tohiks olla liiga palju. Sinu soovitus siis pigem oleks astuda Kaitseliitu? Jaa, igatahes soovitan. Et seal on kõigile jõukohaseid ülesandeid, et ei pea jooksma püssiga, metsa saab kõik muud teha. Siin sinu raamatus on ka eessõna, mille on kirjutanud kindralmajor Riho Ühtegi, kes oli äsja päris tükk aega Kaitseliidu ülem. Ja mina kaitseliitlasena mäletan, et kui kindral Ühtegi asus juhtima Kaitseliitu, siis päris palju Kaitseliidu korralduses ja asjaajamises muutus, kuna tegemist on endise eriüksuslasega ja väga võimeka sõjaväelasega. Ja ma mäletan, et Kaitseliidus hakati rääkima Riho Ühtegi doktriinist. Ja mulle ka meenub, kui Riho Ühtegi Kaitseliidu ülemana Kaitseliidu malevaid läbi sõitis ja kohtus kaitseliitlastega, siis ta oma doktriini toona ka hästi selgitas ja üks osa sellest doktriinist oli 3 V-d: võitlejad, võimendajad ja võimaldajad. Kes selle raamatu keskmisest lugejaskonnast võiks olla see põhi-V, et kas see raamat võiks olla parim lugemisvara öökapi peal võitlejale, võimendajale või võimaldajale, kui sellisesse prismasse nüüd küsimus asetada? No see esimene osa on mõeldud kõige universaalsemana, ehk siis tegelikult see võiks sobida kõigile, et teine osa tuleb selgelt võitlejale, võib-olla ka siis vähemal määral võimendajale ja viimane osa on siis pigem siis mittevõitlejatele. Aga see esimene jah, on mõeldud kõigile. Aga räägime nendest asjadest ka, mis ilmselt inimestel tänapäeval kõige rohkem nagu unekutel öödel või jõudhetkedel meeles mõlgub, et kui pauk käib, mida siis teha. Ma mäletan, et hiljuti, võib-olla kuu või 2 tagasi, Eesti Kirjanike Liit korraldas sellist ürituste seeriat nagu Sõnaränd ja mina pidin sõitma Narva ja Jõhvi Ida-Virumaale koos 2 teise kirjanikuga ja need teised kirjanikud olid Triinu Laar Võrumaalt, üllatuslikult selgus, et ta Kaitseliidu liige või oli Naiskodukaitse, üks 2, aga igal juhul tuli välja, et tegi õppustel ja küllaltki ettevalmistunud isik kriisisituatsioonide haldamiseks. Ja teine kirjanik, kes oli seltskonnas, oli siit samast Tartust Kristiina Ihi ja meil oli pikk maa sõita. Mina olin rooli taga ja siis daamid
arutasid hetke julgeolekuolukorda ja mida teha siis, kui nii-öelda pauk käib. Noh, näiteks elekter läheb pikaks ajaks ära. Ja Triinu Laar ütles, et tema elab maal väikeses talus, tal on enam-vähem kõik läbi mõeldud, tema elus eriti palju ei muutuks. Aga Kristiina Ehin oli murelikum, ta ütles, et tema elab Tartus ja ei tea, kas õigem oleks siis nagu linnast ära põgeneda, kui midagi juhtub, või jääda keldrisse, et kas see kelder, mis tal on, ikkagi vastab teatud nagu elementaarsetele turvatingimustele ja oli natukene murelikum. Ja sellega seoses nüüd küsimus, et mida peaks inimene tegema, kui ta oletame, et elab siinsamas Tartu linnas, on selle raamatupoe regulaarne külastaja, loeb raamatuid, on kultuurihuviline, muidu ka tubli inimene. Kas ta peaks jääma linna või linnast nii-öelda siis jalga laskma, et mis oleks soovitus linnainimesele, kui tekib ettenägematu või ka ettenähtav kriisiolukord, mis ilmselt 1-2 päevaga ära ei lahene. Kõige tähtsam on ikkagi teha plaan. Plaan on kõige alus, linnaelanike puhul on ka see olukorrad on erinevad, et kes elab Annelinnas tornmajas, kes elab eramajas, kellel on võimalus ahju kütta, kellel ei ole võimalik ahju kütta, kellel on, ma ei tea, lähisugulased kuskil kattu lähedal näiteks, kellel ei ole, et see kindlasti sõltub, aga mõistlik on teha see plaan enne, et kui see pauk on ära käinud ja siis hakata mõtlema, kas või selle üle, et kas mul on auto kütusevaak on kütust täis või on tühi ja tahtasin võib-olla poolepäevaste järjekorrad ja kütus saab just enne siin otsa. Et siis on nagu hilja plaani teha, ühesõnaga, kõige alused plaanid. Aga kuidas käituda siis, kui näiteks internetis, sotsiaalmeedias keegi tore, sümpaatne inimene, keda sa juhuslikult üldse ei tunne ja võib-olla sul ei ole ka eriti palju ühiseid tuttavaid selle isikuga, tahab sulle selle plaani kuidagi anda kasutada, et võtab ühendust enne võimalikku kriisi, tahab hakata sõbrustama, ütleb, et mul on selline hea plaan, mida teha siis, kui näiteks naaberriik hakkab inetult käituma Eesti Vabariigiga, tasuks usaldada sellist head virtuaalset sõpra. No ilmselt mitte, et internetis käitumisest ja interneti ohtudest võiks kirjutada eraldi vähemalt sama paksu raamata, et igal juhul mitte, et ikkagi tehke oma plaan, hoidke see enda teada või oma lähedaste ringis, et ei ole mõtet, kas seda oma plaani panna kuskile blogisse üles, et ma ei tea, ma olen kokku ostetud selline kogus kütust näiteks, olen sularaha suurtes kogustes kodus kamina peal ja nii edasi, et see ei ole ka mõistlik. Nende interneti sõprade ja uudistega tekib ka võib-olla selline küsimus, et me elame päris huvitaval ajal, just kui nagu faktikärgsel ajastul või kuidas seda kutsutaksegi. Infot on palju, keeruline on tihti kontrollida, milline informatsioonist on tõele vastav ja milline mitte. Päris palju erinevaid kurusid ja mentoreid ja eneseabiõpetajaid ja influencereid ja suunamudijaid ja sisusööjaid ja igasuguseid nõidasid ja võlureid on meie hulgas liikvel ja aktiivselt nad tutvustavad oma õpetusi ja tarkusi. Ja päris keeruline on tihti orienteeruda, et mis siis on tõde, mis ei ole. Kas lennukitel näiteks külvatakse mingisuguseid keemiapillesid inimeste hürgitamiseks või kas vaktsineerimine teeb lolliks või paneb inimesed kuidagi imelikult käituma või kas üleüldse kõik on üks suur vandenõu ja kas meie hulgas kõnnivad ringi, mis need olid, reptiilid äkki või? Et mis sinu kui sellise hea eneseabi õpiku autori soovitus on, et kuidas eristada tõest infot valest või kui ei ole võimalik kontrollida, kas info vastab tõele, et kuidas siis oleks targem käituda, et mitte lasta ennast
eksitusse viia raskete keeruliste aegadel? Eks see ongi raske ja läheb järjest raskemaks, et kahjuks internetipettused muutuvad järjest paremaks. Kõik on saanud petukirju, et kui mingi aeg kasutas postkastikiri, kus kirja keegi inimene siis tahab teile vähendada miljoneid ja miljardeid. Et tänapäeval on palju realistlikumad eesti keel, mis ei ole maailmas väga levinud keel. Ikkagi need värsked petukirjad on juba sõnavara lausehituse grammatika poolest põhimõtteliselt peatud. Et läheb järjest raskemaks kahjuks ja tõesti on nagu lugedes lehtedest iga päev, kuidas inimesed saavad petta. On mõnikord täitsa selline tunne, et ma tunnen kaasa või mõistan neid inimesi, sest pettus on lihtsalt niivõrd hea taseme. Et eks tuleb säilitada kaine mõistus. Loomulikult tasub kuulda mitmest allikast. Kindlasti soovitan meie reisimas erinevates riikides, et ise oma silmaga näha, mis maailmas toimub. Ja kui tekib endal kõhklus või kahtlus, siis küsid järgi, kas siis pädevamalt tuttavate käest, sugulaste käest või vahetusel siis institutsiooni käest. Ma natukene asun nüüd ründavale positsioonile ka, et ärevust ja elevust tekitada. Et sa rääkisid, et siin üks, et tehisarvud ja AI on arenema hakanud. Kui palju sellest raamatust on sinu kirjutatud ja kui palju on AI kirjutatud? AI kirjutatud on seal 0%. Mul oli siin üks tuttav ajakirjanik soovitas, et see raamat soovitas teha pressiteate. Ja ma siis küsisin, et ma ei ole pressiteate teinud, et kuidas ma võiks seda teha. Ta ütles, et päris on väga lihtne, et siiski ei teinud. Ei ole kuidagi harjunud, ei tundunud loomupäevane. Aga järelikult saab, kui te loete ajakirju, siis te tegelikult ei tea, kelle lugu te loete. Ma olen nüüd päris tükk aega juba küsinud ja sind igat moodi pinninud, aga teeme nüüd testpildi, äkki sa ise küsid mõned küsimused näiteks inimestelt, kes siia on kogunenud. Esiteks on muidugi väga hea näha, et siia on nii palju inimesi kogunenud. Ma ei tea, kui palju neist on seda raamatut juba jõudnud lugeda või sirvida. Ma tean, et vähemalt osadel on see raamat olemas. Aga paistab, et ei ole keegi väga süveneda, et siis väga hea. Ma arvan, et tuleb see jõuluaeg, kui on loodetavasti rohkem vaba aega, et siis see võimalus tekib, et kui mina täna jõulupäeva valmisturitasin, mis siis võiks seda jõulupäeva läbi teha. Jõulud on tõesti tulemas ja see on üsna hea kingitus jõuluvana kingikotti, selline kasulik ja praktiline ellujäämiseks hädavajalik lugemisvara. Aga kui rääkida valmisolekust vastupanuks, mis võiks hea jõuluvana kingikotis lisaks sellele raamatule veel olla? Mis võiks olla need head kingitused, mida üks taktikaline jõuluvana nendel inimestel, kellest ta tõeliselt hoolib jõuludeks oma kingikotti peaks panema? No see taktikaline jõuluvana kindlasti peaks teadma, et kui inimesel olemas on. Kuigi on palju asju, kui rääkida nende asjadest, siis palju asju, mida võib veel kingitud olla. Aga ma arvan, et siiski üks paremaid kingitusi on raamat. Et ma soovitaksin jõuluvanal lihtsalt kinkida mitte eksemplari, et neid saab omakorda edasi kinkida. Kas sa kalal ka käid mõnikord? Kalal käimist on ette tulnud, jah. Ja mis kalu sa tavaliselt loodad siis püüda või keda sa kõige rohkem kätte oled saanud enda elu jooksul? Niimoodi statistikat ei olegi teinud, aga selline viimaste aastate hobi on
käia jõeforelli püüdmas, see on hästi sportlik tegevus. See kättesaamisega tegelikult on niimoodi, et neid on väga vähe kätte saanud. Ja see aasta oleks eriti kehvasti, et mõni aasta on seda enne nagu rohkem olnud. Sealt oleks eriti kehvasti, selles mõttes, et ma koju ei toonud ühtegi kala, sain mõned kätte ja lasin need tagasi. Aga selle eest ma sain jällegi kõige rohkem mõned tegevuseks asja käia, nii et ei saa öelda, et need levikud kilomeetrid ja saadud vaatama omavahel seoses, sest seda on kuidagi tööle. Ma saan aru, et kalal käimist tekib teatud hasart. Kas raamatut kirjutades ka väike hasart tekkis? On see võrreldav kalastamisega, et ei tea võib-olla täpselt, mis tulemus tuleb ja kuidas välja hakkab nägema ja kuidas publik vastu võtab? Jaa, kindlasti. Ma just hakkasin teist osa kirjutama. Ja ilmselt see erineb, kui ette, ta ei ole ju selline ilukirjandusteos, et räägib mingit ühte lugu, see formaat on natuke teine, et on väga palju mõtlemist, mida võtta, mida jätta. Raamatu see suurus paneb ka omad teatud piirid. Et kindlasti ei ole ka selleks nagu ammendav, et kes nüüd tahab põhjalikult ette valmistada suuremaks kriisiks, peaks kindlasti ikkagi erinevaid raamatuid või õppematerjale reeglina omandama. Et kas on näiteks meditsiiniõppe, ka põhjalikum ellujäämisõppe, et pigem see raamat annab siis selle esimese õnge, esimese kala püüdmiseks, aga kui enne nüüd mingi spetsiifilisi kalu püüdma, siis peaks neid vahendeid juurde olema. Kas selline raamat võiks olla ka kohustuslik õppematerjal teatud õppeasutustes, näiteks keskkoolis või mõningates kutseõppeasutustes või ka kõrgkoolides? Keegi mu käest hiljuti küsis seoses riigikaitseõppega, et kas ta võiks olla riigikaitseõppe nii-öelda soovituslik või kohustuslik kirjandus. Et ma selles mõttes natuke jään vastuse võlgu, et ma ei ole selle riigikaitseõppe programmiga väga kursis. Ma tean, et seal tehti hiljuti suuri muudatusi ja seda ühtlustatakse. Minu kui autojaalates muidugi võiks olla. Ja loomulikult kindlasti igas keskkoolis ja kutsekoolis ja ülikoolis ja absoluutselt. Mida rohkem saab teha. Sa enne siin mainisid meditsiini õpet või enda täiendamist meditsiini valdkonnas. Mulle kohe meenus, et kunagi, kui ma ise Kaitseliidu liikmeks astusin, see oli tõesti rohkem kui 30 aastat tagasi, siis Kaitseliit oli küllaltki põlvpükstes ja päris primitiivsete vahenditega seal tuli läbi ajama, et olid Soome talvesõjaaegsed vintpüssid ja vornid olid siis teistest riikidest abikorras saadetud, päris põhjasõjaaegseid vorme ei olnud, aga Rootsist olid küll sellised ägedad vildist talvevormid, mis olid läinud kuskil vahelaos ka hallitama, kuna vilt on orgaaniline materjal. Ja kuna vanasti olid inimesed lühemad, siis ma mäletan, et nende vormidega oli nõnda, et need varrukad olid tihti kuhugi siiamaani ja püksisääred said ka altpoolt põlve juba läbi, küllaltki sellised nagu natuke muumitrollist mingi majakavahi riided või midagi taolist tundus. Käisime õppustel ja seltskond oli kirju, et pigem sarnanesime võib-olla mingitele, ma ei tea, Kuuba partisanidele või ja siis ma mäletan, et üks kaitseliitlane, kes oli toona noor poiss ja praegu ta on ikka jätkuvalt Kaitseliidu ridades ja ma arvan, et äkki veebliauastmes või midagi sellist. Siis ta oli noor ja vihane mees ja ütles niimoodi, et pagan võtaks, et mis toimub, Eesti peab olema nagu Iisrael, väike, vihane ja kõiki oma naabreid kogu aeg hirmu all hoidma. Ja nüüd hiljuti oligi Iisraelis päris suur julgeolekukriis ja ega seal siiamaani ei ole rahu majas. Ja tuli päris palju mõelda nende Iisraeli ühiskonnas toimuvate protsesside peale. Ja Iisraelis on totaalkaitse kontseptsioon, seal on praktiliselt peaaegu kõik inimesed
võimelised relvi käsitsema ja ka esmaabi andma. Ja sellega seoses tekkis mõte, et kuidas sina sellise eneseabiõpiku autorina suhtuksid näiteks ideesse, kus Eestis näiteks kooli keskastmes tehakse kohustuslikuks meditsiiniõppe sellisel määral, et eesmärgina kõik Eesti inimesed, kõik Eesti elanikud oleksid võimelised idee poolest üksteisele näiteks elustamist ja muud vajalikku esmaabi osutama. No kas või situatsioonis, kus siinsamas taskukeskuses kukub keegi ootamatult kokku. Et kas me peaksime liikuma, ma ei ütle, et see Iisrael nüüd mingisugune väga suur rollimudel peaks igas mõttes olema, aga kas me väikeriigina ja sellise ebakindlas keskkonda asetatuna ja imeliku kummalise naabri kõrval elades, kas me võiksime liikuda selles suunas, et me suudaksime üksteist rohkem aidata, mitte ainult militaarses konfliktis, vaid erinevates elulistes situatsioonides? No kindlasti väga palju oskusi, mis elus ei lähe meil liiga maha, et see esmaabioskus tegelikult ju Eestis päris palju õpetatakse ka, et autokoolis seda, kui mina käisin, oli vaja läbida esmaabikursus relva tegemisel, on vaja läbida ja kindlasti on neid kohti veel ja veel. Kutsekoolid kausad minu teada õpetavad esmaabi mingis mahus. Aga nagu paljude muude oskustega on see selline oskus, mis vajab harjutamist, praktiseerimist ja üleõppimist nii-öelda, muutuvad ju vahendid, võtted, isegi kunstikünnaluse tegemisel on selle ajal, kus mina seda õppinud on need põhimõtted muutunud. Et isegi üks autoga sõites mõtlesin, et tegelikult võiks olla jah, eluliste õppejad üldse, et meeldib see mõte kontseptsioon. Et võiks olla mingi nii-öelda kodaniku õpe, jah, et sa tõesti mingeid asju, sa võiks nendega valida, mida sa õpid, aga sa peaksid õppima siis jah juurde nagu läbi elu, et see haridus ei piirdu kohustusliku keskharidusega, vaid siis kui läheb, siis ei lähe, aga sa peaksid õppima tegelikult mingid oskused siis iga aasta natuke juurde, ma arvan, et see on tore ja hea mõte, mis meie riiki muudaks paremaks. Aga ma ei tea, et hariduslik tööd sellest arvaks. Aga ma arvan, et me oleme siin nüüd juba üsna pikalt ja laialt arutanud selle raamatuga seonduvaid ja mitte seonduvaid teemasid. Ma annaksin selle mikrofoni hea meelega publiku sekka ringi käima, sest ma millegi pärast arvan, et äkki tulevad mõned küsimused ka lugejate või tänase raamatuesitluse külastajate hulgast. Palun andke käega märku, kes soovib küsida või mingil muul viisil sõna võtta. Nii, tuleb siit küsimus ja järgmised valmistuvad küsimusteks ja juba mõtlevad neid valmis. Et kirjanikule küsimus, et kui me nüüd teame, et on juba triloogia tulemas. Meil on reaalelust näide tuua, et kui Troonide mängu siis kirjanik George Martin läks siis nagu, kui tehti telesarjaks, siis ta läks juba nii uhkeks, et enam ta ei jõua neid raamatuid kirjutada. Kas me võime kindlad olla, et 3 osa tulevad üksteise jutti? No, teises osas võib peaaegu kindel olla, et seda ma hakkasin kirjutama. Ja ma loodan, mul ikka jaksu see 3. osa ära. Loodan, aga kui tuleb telesari, siis vaatame. Nii, järgmine küsimus. Jaa, et küsimus selle sama Troonide mängu kohta nii-öelda, aga mitte siis raamatu kontekstis, vaid Ukraina ja kogu maailma kontekstis. Et kui palju seal raamatus nagu sellele poolele mõeldud, et sa võid peita ennast küll, aga termokaamerad ja muud tehnoloogilised vidinad leiad sind ülesse ja tänapäeval ju sõda
oleme näinud neid ütleme siis võrgukaabli ämblikuniitidest välja, surmaväljasid ja kõike muud, et see on nagu uus sõdapidamisreaalsus. Et kui palju seal triloogias on oodata sellistele asjadele nagu tähelepanu ja mida teha ja nii edasi. On, et droonidest on juttu natuke ka esimeses osas, et kuna nüüd esimene osa keskendub ikkagi rahuajale või siis olukorrale enne sõda või suuremat konflikti, siis otseselt varjumisele saab tähelepanu pöörata. Teises osas kindlasti tuleb sellest eraldi põhjalikult juttu ja tegelikult saab värvida küll, et ma ütlen, et see lugu nii hull ei ole. Eesti olukord on natuke teine Ukrainas. Terve see detsembrikuu on olnud selline ilm, mis tegelikult üsnagi soosib tervakamerast väljumist, et on oma võimalusi tulemas. Aga loomulikult tehnika arengu tuleb arvestada. Praegu tundub, et rohkem küsimusi publiku hulgast ei tule, aga kuna Eesti inimene on tagasihoidlik ja ei otsi nii suurt tähelepanu enamasti, siis meil on isegi üle ootust hästi läinud küsimustega. Mul on üks küsimus veel. Kunagi ma olin lühikest aega Kaitseliidu Võru malevas ja mul oli selline tore ja nagu karismaatiline lahingpaariline nagu Hõrna Aare, Setomaa mitmekordne ülemsooks ka. Ja Hõrna Aare plaanis ka tulla siia esitlusele, aga ta ei saanud ja siis korraga ta kirjutas mulle ja küsis, et kuule, kas see Clemens, et kas ta on Kalle Kasemaa poeg juhuslikult või? Teatavasti Kalle Kasemaa on Tartu Ülikooli pikaaegne professor ja paljude raamatute autor. Et kuidas selle asjaga on? Kas sa oled siis Kalle poeg või ei ole? Ja kui oled, kas see kirjutamine on sul kuidagi geenides? Jaa, ei vasta tõele, aga ma ei oska öelda. Sellest, kui geeniuuring oli, siis kahjuks läks ennast öelda, et ei ole tehtud seda uuringut. Aga võib-olla siis sellise mõtiskleva noodiga tõrbakski siin praegu otsad kokku ja omalt poolt oskan veel öelda nii palju, et raamat on paeluv ja põnev, et kui lahti teha ja hakata lugema, siis varuge igaks juhuks aega, sest et raske on käest ära panna ja öökapi peal ta võiks olemas olla küll igal Eesti inimesel ja kindlasti tasuks aeg-ajalt ka üle lugeda ja siin on autori poolt väga hästi läbi mõeldud selle raamatu ülesehitus. Siin on natukene sellist tööliiku stiili, et saab ise täita, kirja panna mõtteid, plaane, teha märkmeid ja vaatasin, et isegi on sellised käärisümbolitega punktiirid, et saab välja lõigata või kui kiireks läheb kas või rebida endale vajalikke osi. Et on ta siis raamat, on ta töövihik, on ta mõlemat? Jaa, ma sain tagasisidet suht kohe, kui raamat jõudis kauplusesse müügile, siis üks inimene kirjutas ja noomis mind, et tema põhimõtteliselt ei ole nõus raamatusse kirjutama, et need tabelid, mis on mõeldud täitmiseks. Et ma võiksin panna eraldi kuskile interneti üles või saab välja printida ise, et see raamatusse kirjutamine on selline nagu juhatuse tõotus. Ja mõnes mõttes ma olen nõus, aga teisest küljest jällegi sellise personaalse töövahendi või eneseabiõpikuna on ta mõeldud, et seda kanda kaasas, seda kasutada hädaolukorras igal moel, kas siis teha siia märkmeid, lugeda midagi üle või siis ütleme nii, et me trüki pealt paberit valimas, ma valisin spetsiaalselt sellise hea märkmepaberi, et erinevates olukordades saab kasutada erinevalt, et kui väga vaja on, et me lehe välja tõmmata ja kasutada nii nagu parasjagu täna olukord ette näeb. Ja nagu näha, siis on kõvade kaantega
formaat valitud, see oli ilmselt selle tõttu, et kaasaskandes paremini vastu peaks, aga kuna need kaaned on küllaltki kõvad, siis saab seda raamatut ka hädaolukorras äkki isegi relvana kasutada. võib proovida. aga tänud kõigile, kes siia tulid ja jaksu sulle triloogia edasikirjutamisega ja ma loodan, et tänulikke lugejaid on lõpuks vähemalt sama palju, kui on Eesti praegune rahvaarv. loodame.